valmistatud. Võime alustada külvikasti täitmisega. Selleks on meil vaja kühvlit ja kühvliga tõstame substraadi ühtlaselt kasti. Täidame ära korrektselt kasti nurgad, servad ja vaatame, et substraat oleks kastis jaotunud ühtlaselt. Täidame kasti 3/4 ulatuses. Kontrollime, et ei oleks suuri tükke, kive. On väga oluline külvide tärkamise seisukohast. Kerge kukutus, vajalik substraadi aluspõhja tihendamiseks ja vajutame kinni kasti servad, et kastmisvesi ei saaks ära voolata, vaid jääks kasti püsima. Kastiservad kipuvad kõige kiiremini kuivama ja seetõttu kastmisvesi tahab kastist välja voolata. Ja täidame kasti servani. Jälle ajame ühtlaselt substraadi kastile laiali, kontrollime suuri tükke. Vaatame, et nurgad servad oleksid korrektselt täis. Vajadusel lisame substraati juurde. Mida ühtlasemalt on substraat kasti ära jaotatud, seda parem on taimedel siin kasvada. Nii. Ja kasutame tasanduslauda. Tasanduslaud aitab meil tagada seemnetele ühtlase tasapinna, et seemned jäävad ühtlasele kõrgusele. Nii. Tasanduslauaga vajutame siis külvi tasapinna nii palju alla, et meil jääks järgi kattematerjali jaoks ruumi ja jääks järgi ka kastmisruumi. Ehk tasanduslaua serv peaks olema siis külvikasti servaga enam-vähem ühel kõrgusel või natukene madalamal. Ja külvikast on ette valmistatud. Siia saab hakata külvama.